see on üks jupikene, üks jupikene bioohutusest, üks jupikene sellest hirmsast haigusest, mis Euroopas praegu ringi liigub. Suu- ja sõratoodi pean siis silmas. Loomulikult haiguseid on teisigi. Tuletan kõigile meelde, et see salvestatakse praegune ettekanne täpselt sellisena, nagu ta meil kujuneb. Ja see läheb hiljem avalikult üles, et ma loodan, et kellelgi ei ole selle vastu midagi. Ja kui on, siis palun öelge seda kohe või vaikige igavesti. Et ühesõnaga suu- ja sõrataudist, mitte et see oleks ainukene haigus, mis meil siin ringi kummitab, on ju Bluetongue'i viirus on kusagil Euroopas ringi kolistamas. Sigade Aafrika katku me oleme kõik näinud, vähemalt kuulnud sellest. Näide ühe haiguse levikust on siin mõne aasta tagune COVID-i levik üle kogu maailma. Et ma mäletan täpselt ühte karjakasvatajat, kes COVID-i levimise alguses, kui COVID hakkas levima Hiinas, siis ütles, et see võimatu nonsense, et see siia jõuab. Käis meist üle nagu robinal. Et see bioohutusteema tuleb järjest rohkem ja rohkem aktuaalseks ja põhjuseid on seal mitu. Üks põhjus on loomakasvatuse kontsentreerumine. Karjad lähevad suuremaks, inimesed liiguvad rohkem, loomi vahetatakse karjade vahel. Igasugune aretusmaterjal liigub väga lihtsalt ja mugavalt karjast karja. Käivad konsulendid, käivad loomaarstid, käivad õppurid, tudengid karjadesse ringi. Ja see kõik tegelikult on tohutu riskiallikas. Kindlasti me võime bioohutust täna võrrelda ka mõnevõrra nii-öelda selle rohepöördega selles mõttes, et ega klient ikkagi määrab turu ja kui täna klient ütleb, et võt, me ostame sellise ettevõtte toodangut, mis siis tagab oma loomadele, oma karjale head bioohutusnõuded, sarnaselt sellele, et öeldakse, et vaat, kui see süsiniku jälg ei ole selles tootes määratud, siis me ei osta seda. Et siin on ka väikene võti turu käes, kes suudab seda bioohutuse teemat mõjutada. Väga oluline on meeles pidada. Ma arvan, et tänase loengu üks olulisemaid asju ongi endale selgeks teha see, et kogu see bioohutusega tegelemine ei ole sprint. See ei ole üks eufooria, millega me siin tegeleme tund või paar või 2 nädalat või 3 nädalat. See on päris suur maraton, isegi mitu täismaratoni. Et see on tegevus ja asi, millega me peame tegelema ja see on tulnud, ma arvan, selleks, et jääda. Kui ma ennem rääkisin sellest, et karjad on suurenenud, siis väga hea näide sellest, kuidas karjade suurenemine mõjutab haiguste levikut, on sellest, et professor Mihkel Silmeri väidete kohaselt putukaproteiin ei saa kunagi elanikkonda toitma, mida küll propageeritakse kõvasti. Ja põhjus on selles, et putukate populatsioonid peavad olema nii suured, et haigused levivad seal nii kiiresti, et need populatsioonid ei saa kunagi kasvada piisavalt suureks, et inimkonda toita. Ehk siis isendite arv läheb nii suureks. Ka meie lehmakarjade arv on ju järjest suuremaks läinud. Mina olen Vallo Seera. Paljud siin teavad mind, ma olen loomaarst. Natuke rohkem 20 aastat tagasi lõpetanud Eesti Maaülikooli, töötanud päris pikalt praktikas ja täna olen siis Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu tauditõrje programmi juht. Ühtlasi olen ka Eesti Maaülikooli doktorant. Minu doktoritöö tegeleb vasikate muredega ja katsume sealt mingit tarkust juurde saada. Aga alustame pihta, et ei tahaks täna kaugemale minna kui 16:30. Loodame enne seda ära saada. Kellel on küsimusi, võivad kohe küsida. Ja kui keegi kirjutab chati midagi, siis äkki Keidi saab äkki siis toetada nende küsimustega, mis chati kirjutatakse. Et ma ise ei jõua seda jälgida.
aga alustame siis selle asjaga pihta, et miks me siis, miks me siis sellest asjast praegust nii palju räägime, on see, et nii, mul kadus ära eest. Keidi, kas ma olen läinud eest või? ei, kõik on näha. Okei, minul endal kadus ära. Nii, teil on näha ilusti? ja on näha. Väga hästi, nii. Et äh, miks me sellest haigusest praegust nii palju siis räägime, on see, et avastati Saksamaal mõnda aega tagasi siis suu- ja sõrataudi viirus. Nii, 10. jaanuaril, kus siis oli hunnik vesipühvleid, kes haigestus loomaaia territooriumil ja see oli muidugi kõigi jaoks oli see päris suur šokk, et kuidas nüüd niimoodi, et järsku on, mitte kuskil ei ole Euroopas ja nüüd ta on. Alguses kahtlustati siis kataraalset palavikku, et see kinnitust ei leidnud. Ja siis leiti, et oli suu- ja sõrataud. Nii. Uuringute käigus siis saadi teada, et on Kesk-Aasias ja Aafrikas levinud serotüüp ja lõplikud uuringud siis kinnitasid, et kõik farmis olnud loomad olid nakatunud. Ja nüüd ma juhin tähelepanu sellele viimasele reale, et arvatavasti, kuna loomad olid antikehad, mis tähendab seda, et viirus oli jõudnud arvatavasti farmi juba detsembri esimeses pooles. See tähendab siis seda, et kui see avastati 10. jaanuaril, detsembri esimene pool, peiteaeg on järelikult üsna pikk. Kirjandus annab peiteajaks, kus antakse 14 päeva, kus antakse 21 päeva. Aga mida see siis meie jaoks tähendab, sellest räägime mõne aja pärast. Et peiteaja iseloom ühe haiguse tõrjes on selle haigusega võitlemises väga oluline roll on peiteajal. Nii. Ja siis järsku suu-sõrataud Ungaris, Slovakkia piiri lähedal. PTA kodulehel on sellest pikk lugu, pikk uudis. Ja nüüd ma võtan sellise kaardi. Nii. Vaatame, kus asub Berliin Saksamaalt. Esimene kolle oli Berliini külje all. Teine kolle oli siis põhimõtteliselt Ungaris, kui me võtame Austria, Slovakkia ja Ungari kokkupuutumise koha, seal nurgas Bratislavast natukene allpool, oli järgmine taudikolle. Ilmselgelt, kui me vaatame selle kaardi pealt, siis sõltuvalt, kelle ekraan kui suur on, minu ekraani peal on nende kahe punkti vahe circa 5 sentimeetrit. Ma ei usu, et sealt ükski lehm jalutas Berliinist sinna Ungarisse. See on ilmne viide sellele, et sinna Ungarisse see asi sai inimese mahitusel. Kas ja kes ja mis see oli, seda ju ei tea täna täpselt, aga inimene selle on sinna viinud. Nüüd loome sellise olukorra ja fantaseerime, et kui me tõmbame Berliinist Kirdesse joone 5 sentimeetrit minu ekraani pealt näiteks. Ma ütlen, et see on kuskil seal Kaliningradi keskpaigas. See on Taanist üle. See on Hollandist üle. Prantsusmaal välja. Et kui me tõmbame selle ringpiiri, see haigus oleks võinud levida ükskõik kuhu, sõltuvalt sellest, kuidas inimene otsustab. Ehk siis selle haiguse leviku puhul antud olukorras oli ilmselgelt mängus inimese käsi, mis siis teebki nagu
tähtsaks ja oluliseks selle, et inimene peab väga hoolikalt mõtlema, mida ta teeb, miks ta teeb ja kus ta teeb. Kui me mäletame sigade Aafrika katku leviku algust Eestis, siis oli ju esimene kolle oli, kui ma õieti mäletan, Viljandi ja Valgamaa piiril kuskil, kus suhteliselt lõunas, ja järgmine leid oli Ida-Virus. Ja ka tõenäoliselt inimese mahitusel. Ja kui sigade Aafrika katkupuhang meil mööda läks, tundus, et riik on puhas, vähemalt nagu koha peal midagi ei liigu ringi, siis järgmine koht, kust aktiivne viirus avastati, oli Rapla maakond. Ümberringi midagi ei olnud, Rapla. Järelikult me võime väga suure tõenäosusega oletada, et puhtalt on käigus, seal on tegemist inimese kätetööga. Nimetame siis hoolimatu inimese kätetööga. Et hästi natukene puudutan ajalugu, et see annab lihtsalt aimu meile, mis haigusega või mis selle haiguse maht on olnud ajaloos. Ma kindlasti ei pretendeeri absoluutselt kõikidele episoodidele, mis on esinenud, aga 1967. aastal oli Suurbritannias taudiga puhang ja seal hukati dokumenteeritult 442 000 looma. Nii. Paljud siinolijatest mäletavad Eesti 1982 puhangut, kui inimesed olid laudas, kes laudas olid, need sinna jäid, nii kauaks kui puhang oli möödas. Suurbritannia, mis oli viimane 21 aasta, väga oluline on see, et 2 nädala jooksul, juba 2 nädalaga leiti 123 taudijuhtu Inglismaal, Walesis, Põhja-Iirimaal ning Šotimaal. Need kõik asjad näitavad seda, et haigus on väga kiire levikuga. Ja me ei saa alahinnata. Mul on miskipärast jäänud tunne, et meil üleüldiselt taudi levikut, taudiriski, taudiga kaasnevaid ohtusid natukene alahinnatakse. Kui ma nüüd rääkisin eelmise slaidi veel Ungaris, siis minu arust oli 73 aasta oli Ungaris ka suu- ja sõratoodi episood, aga ma täpselt ei mäleta seda. Nii. Suu- ja sõrataud siis, kes ta meil on? Suu- ja sõrataud inglise keeles foot and mouth disease, miks ma selle inglisekeelse siia välja tõin, on see, et isegi inimesed, kes ei ole nii-öelda familiaarsed või tuttavad inglise keelega või inglise keelt ei räägi, siis oleks väga tore, kui see nimi endale meelde jäetaks sellepärast juba, et ainuüksi kui me reisime ringi kuskil Euroopas, aprillis on minu teada üks koolivaheaeg tulemas, et väga paljud lähevad siis peredega reisima praegugi, et kui ikkagi näete, et kuskil on selline termin nagu foot and mouth disease kasutusel, kus iganes te olete, siis äkki te mõtlete korraks, et kuhu ma sattunud olen, kas siin võib olla tegemist selle haiguse puhanguga, eriti just Euroopa ruumis, ma mõtlen täna. Türgi, sest see Saksamaa tüvi, mis esimesena avastati, vist oli isegi pakkumine, et ta on Türgist pärit. Et palun jätke see endale meelde, et tegelikult nende haiguste vastu võitlemises ongi hästi lihtsad, suuresti palju hästi lihtsaid reegleid ja töövahendeid, mis endale meelde jätta ja mida kasutada. Et suu- ja sõrataud on ägedalt kulgev ja väga nakkav. Igasuguseid sõralisi nakatab viirushaigus. Suus on villid, sõravahedes on villid, keelel, ninal, udaral, nisadel. Eriti raskesti haigestuvad noorloomad. Kui on skeletilihaste degeneratsioon, siis peab olema haigus küllalt kaua kestnud. Ja miks on oluline seda haigust ära tunda? See on 2 põhjust. Esimene põhjus on see, et mitte külvata paanikat. Meil on väga palju haiguseid, kus võivad olla vahutav suu,
loomad hingeldavad, kõhnuvad, palavik, kõik muu säärane. Et kõik ei pruugi kohe olla suu- ja sõrataud, aga kui see ikkagi pilt nagu klapib, et siis on ikkagi põhjust nagu tegutseda. Selle ettekande lõpus mul on ka olemas viited selle kohta, kuidas käituda. Et selleks on tegelikult päris tugev reeglistik meil olemas. Et kuidas käituda, kui haigus on levinud. Et haigus on nagu pidevalt levinud Aafrikas, Kaug-Idas, Aasias ja taevale tänu on hetkel Eesti suu- ja sõrataudi vaba. Loodame, et see ka nii jääb kõigest hingest, sest tegemist on väga tõsise haigusega. Selles mõttes, et kui haigus meie ettevõtetesse sisse tuuakse või kas või ühte ettevõttesse, siis tähendab see seda, et selle ettevõtte loomad hukatakse, kehtestatakse karantiinitsoonid, tsoonis võidakse loomi hukata, tekivad kaubanduspiirangud toodetele ja loomadele. Et see on väga-väga suur jama, kui see haigus meile peaks saabuma. Nii. Ja kuidas see viirus siis levib? Et mul on üsna palju sellest viirusest tegelikult suhteliselt lihtsas maakeeles, et me saaksime teada, kes meil see vaenlane on, kellega me tegeleme üldse. Et viirust levitavad kõige rohkem siis haiged ja viirusekandjad loomad, eritavad kõikvõimalike kehanõredega, väljaheidetega, piimaga, roe, uriin, kehajuppidega selles mõttes, et kui meil loom ära sureb ettevõttes ja see veetakse kuskile välja laudast, kui ikkagi rongad teda tassima hakkavad, seal mingisuguseid nahatükke, lihatükke, rebased, kõik, mis selle looma küljes on, võib levitada. Viirus levib, mis on suu- ja sõrataudi viiruse puhul üks väga ebamugav omadus meie jaoks, tema jaoks on suurepärane omadus, ta suudab levida õhus. Kuna see viiruspartikkel, viirusosakene on hästi kerge, siis on väga mitmeid erinevaid, andmeid on väga erinevaid. Ma mäletan, kui mina koolis õppisin Jaagup Pala otsalt, siis räägiti 12 kilomeetrist, räägitakse 10 kilomeetrist, räägitakse kümnetest kilomeetritest. Tõenäoliselt keegi seda konkreetselt otse mõõtnud ei ole joonlauaga, et kui palju ta suudab siis lennata. Aga igal juhul suudab viirus väga pikki vahemaid läbida tuule vahendusel. Viirust levitame ka meie ise või ütleme, kanname edasi loomade liigutamisega, inimestega, inventari, söötade, sõidukite allapanu, sõnniku, absoluutselt kõik asjad, mida me toome ettevõttesse sisse. Ja peame ka meeles pidama, et me viime ettevõttest välja asju. Bioohutuse juures me peamegi meeles pidama, et meil on 3 liiki bioohutus nii-öelda. On 3 liiki nii-öelda käigud bioohutuses, on ettevõttesse sisse tulev bioohutuse nii-öelda normistik, mis siis aitab vältida seda, et me ettevõttesse haiguseid ei tooks. Teine on see, mis siis on ettevõttes sees olev bioohutusnormistik, et mis siis aitab vältida ettevõttes sees haiguse levikut. Ja ka tegelikult me peame vastutama ise selle eest, et me haigust ettevõttest teadlikult välja ei viiks. Mina olen selle teadlikult väljaviimise iseenda jaoks liigitanud võib-olla isegi nagu natuke terrorismi valdkonda, et kui ikkagi teadlikult taudi viiakse ettevõttest välja, siis see on suhteliselt sarnane terrorismiga. Probleem on selle viiruse juures see, lühend inglise keeles FMDV, Food and Mouth Disease Virus. Samamoodi selleks mul on siia inglise keeles pandud, et kui te näete kuskil reisil olles hommikul hotellis vedeletel, loete uudiseid või näete telekast uudiseid, et oi-oi-oi, siuksed lühendid on kasutusel, igaks petteks tasuks kõrvad kikki panna. Äkki on mingi jama lahti. Et probleem on selle viiruse juures see, et ta on üsna vastupidav keskkonnatingimustesse. Külmad ja niisked keskkonnad. Et siin nüüd sõltub selle
temperatuuri ja niiskuse vahekordadest, et kui kaua see viirus suudab vastu pidada. Näiteks meie tavaline jahekapp, külmkapp 4 kraadi, väidetavalt võib ta püsida nädalaid või kuid. Tähendab seda, et kui te lähete Hispaaniasse reisile siin kevadel, siis ärge tooge sealt jumala eest kaasa mingisugust jahutatud liha endale või abstraktse näitena, et me võime ka selliste materjalidega haigust levitada ja endale koju tuua. Kõik pinnad, näiteks auto, lihakombinaadi auto, tuleb transpordiettevõtte masin, laeb loomad peale, viib ära, kuhu ta nad viib, loputab oma masina ära ja läheb järgmisesse ettevõttesse. Järgmises ettevõttes lükatakse see võib-olla halvasti pestud sõnnikukoorik sealt rambi pealt maha. Loomad paterdavad seal peal ringi, on viirus koha peal nii-öelda ringlemas ja tegelikult ongi juba suur häda lahti. Igasugused pinnad, kus on süljed, roe, kõik muu säärane, väga ohtlik. Sageli püsib ta rohus ja muud tüüpi orgaanilistes materjalides. Rohi meid nagu selles mõttes huvitab eriti just uluksõraliste poolt levitatavas materjalis. Et haljassöödana rohtu meil kuigi palju loomadel ette ei liigu, kui me nüüd just ei räägi lihaveistest, keda karjatatakse, piimaveiseid vähem. Aga seal võiks arvestada ikkagi, et uluksõralised võivad olla täiesti vabalt levitajad, sest jälle toon näitena Saki, kus siis ühte sigalasse viidi haigus sisse saastunud haljassöödaga arvatavasti. Ja see olevat siis olnud selline, et põllul käis tuustimas öösel mets ja kari ja sealt siis korjati haljassööta oma sigalasse. Ja sealt saadi siis viirus oma karja ja kogu kari läks hukkamisele. Nagu ma ennem ütlesin, on see viirus meil üsna vastupidav ja suu- ja sõrataudi viirus talub üsna laia pH vahemikku. Et kui me arvestame, et osad desinfitseerimisvahendid on aga nii-öelda kas siis aluselised või happelised, et kui me neid kasutame, et siis me peame kindlasti järgima kasutusjuhendeid ja suu- ja sõrataudi viirus suudab ellu jääda vahemikus kuskil 6-9 pH vahemikus. Et ta suudab ellu jääda kergelt aluselistes ja kergelt happelistes tingimustes. Madalatel temperatuuridel kõik viirused konserveeruvad päris hästi ja ei maksa loota selle peale, et kui me sügav külmutame, et siis ta väga kiirelt hukkuks, et pigem see külmutamine siis pikendab viiruse eluiga. Toatemperatuur, kus meil on kõige rohkem toatemperatuuri. Ma eile mõtlesin selle peale ja mina liigitaks selle oluliseks selles, et veovahendite kabiinid. Veovahendite kabiinid on olnud meie jaoks nagu siiamaani siuksed nagu kapteni sillad suurtel laevadel, et sinna läheb ainult kapten ja see ei ole mitte kellegi teise asi. Ja kui me oleme nõudnud kogu aeg veovahendite pesemist, desinfitseerimist, siis me oleme nagu enamjaolt mõelnud seda, et pestakse see auto, pestakse see vagun seest väljast, siis desinfitseeritakse vastavate desovahenditega ja auto võikski nagu puhas olla. Aga tegelikult oleme sageli jätnud kontrollimata selle, et kas veovahendi kabiin on puhas ja korras.
sest näiteks soomlaste autode puhastamise reeglistikus on ka veokikabiini ja juhi töökoha desinfitseerimine täiesti protokollis olemas, mida ma Eestis ei ole mitte kordagi kohanud. Ehk siis siit tasuks meelde jätta võib-olla üks väga oluline asi, et sõidukid seest, kuna on tegemist väga ohtliku ja nakkava viirusega. Kõrged temperatuurid tapavad viirust, inaktiveerivad. Ja miks ma toon selle kõrge temperatuuri mängu siia praegust? Selge on see, et me ei hakka oma farmi esiseid ja farmi ümbruseid ja sõidukeid seest ja väljast keeva veega pesema. Küll aga me saame kuuma veega pesta oma rõivaid. Pesumasinatel on reeglina programmid, mis aitavad sanitiseerida riideid, rõivaid. Korraliku kvaliteetsed rõivad peavad sellele vastu. Saapad on kõige jõhkramad sitra edasikandjad. Mustrel on kinni, siis tegelikult saabaste desinfitseerimine või puhtaks tegemine, sanitiseerimine. Kui me peseme väga kõrge temperatuuriga saapaid, siis me suure tõenäosusega saame nad puhtaks. Kui 60 kraadi, palju on 60 kraadi Celsiust? Käega katsudes on 60 kraadi Celsius selline, et nagu osades nõukaaegsetes kortermajades, mis väga hästi sooja ei pea, radikas on mõnikord talvel on nii kuum seinas, et ebamugav on puutuda. See on umbes circa 60 kraadi. Ehk siis kelleltki ta nahka maha ei võta, kui sellega pesta, mitte ma ei mõtle inimest, vaid kui peale läheb saapaid pestes. Aga samas seal all ka väga mõnuleda ei tahaks. Ja UV-kiirgus on väga, väga oluline ja tegelikult oleks praegu paslik loota seda, et meil tuleb päikseline intensiivse ultraviolettkiirgusega kevad. Sest päikese ultraviolettkiirgus on üsna tugev, liigitatakse tugevaks UV-kiirguseks viiruste jaoks. Ja nad suudavad kiiresti viirusi inaktiveerida. Suusõrataudi viirus on UV-kiirgusele tundlik ja see on väga efektiivne metoodika desinfitseerimisprotsessis. Ehk siis praegusel hetkel, ma eile tegin natukene selle kohast jälgimist, uurimist, et täna on tegelikult Eestis saada täiesti lai valik UV-lampe, mis on mõeldud desinfitseerimiseks. Loomulikult ma ei hakka siin kellegi jaoks müügitööd tegema, et see ei ole minu eesmärk, aga kui te nüüd natuke guugeldate, siis te leiate kindlasti üles ettevõtted, kes siis suudavad tarnida teile. Nad on suhteliselt mõõduka hinnaga veel. Ja kui me arvestame tänast piima ja liha hinda, ma tean, et see on nii vana jutt, et mis sa sorid teiste rahakotis, et loomulikult see ei ole kellegi asi rahakotis sorkida, aga siis võiks jõuda endale need esmased desinfitseerimise ja bioturvavahendid muretseda. Ja need samad UV-lambid oleksid väga efektiivselt leiaksid kasutust nii kontoriruumides, piimaruumides, piimatankiruumides, kus käivad sees inimesed, kes viivad ära piima, kes ühendavad piimavooliku. Kontoriruumides, autodes. Aga see tähendaks seda, et näiteks autode puhul siiski enne peaks olema ikkagi auto koristatud, et see viirus ei saaks olla kuskil, kui seal jalamati peal on ikkagi 3 sentimeetrit silo, sõnniku ja mulla kihti segi, et sealt sees ta ilmselgelt seda viirust ei suuda hävitada. Et kõikide desinfitseerimisprotsesside juures on ülioluline enne desinfitseerimisprotsessi puhastusprotsess ja siis alles desinfitseerimine. Sellest räägime ka mõne hetke pärast veel korra üle.
ja et kui me rääkisime, mida see viiruses kannatab, et võib-olla siis sellest, et kuidas me seda viirust tapaks. Ja täpselt nagu ma ütlesin, et viiruse inaktiveerimiseks tuleb pind või ala põhjalikult puhastada ja seejärel desinfitseerida desinfitseerimisvahenditega. Ja ma pean veel kord ütlema, et määrdunud nähtava mustusega koos oleva pinna desinfitseerimine ei anna meile tulemust. Ja põhjus on selles, et kuna määrdunud pinna peale desinfektandi nii-öelda laskmine, küll mõnevõrra võib neid tekitajaid hävitada sealt, aga desinfitseeriv vahend ise nii-öelda kaotab oma aktiivsuse ja seetõttu ta nendesse sügavatesse kihtidesse ei jõua ja see viirus või haigustekitaja elab seal rõõmsalt edasi. Noh, kõige lihtsam näide see on ikkagi, kui sõnnik on veovahendi külge kinni kuivanud, siis teda kätte saada on päris raske. Tuleks puhastada ikkagi koheselt. Ja kui me rääkisime enne desovahendite nii-öelda või pH vahemikust, kus viirus võib elada ja mainisin õiget kontsentratsiooni, et siis väga oluline on järgida tootjapoolset õiget kontsentratsiooni, sest liiga madal võib viirust mitte hävitada ja samas liiga kõrge võib olla kahjulik pindadele, eriti kui me räägime seadmete ja masinate desinfitseerimisest, mis on tänapäeval ikkagi paraku kallid, siis tuleb järgida seda kontsentratsiooni. Üks preparaatidest, mida on lubatud ka nii-öelda seadmetele kasutada, on halamiid, ka autode desinfitseerimiseks. Virkon S kõlbab samamoodi. Halamiid on vana klassikaline klooriühend. Ja kui ma õieti mäletan, siis seda preparaati kasutati ka SAK-i ajal taudikollete puhastamiseks. Suhteliselt odava hinnaga, lihtne kasutada ja efektiivne. Ja selleks, et haigust ära tunda, on siin üks tore tabel. Üldiselt öeldakse, et veised on suu- ja sõrataudile kõige tundlikumad, nad näitavad seda kõige intensiivsemalt välja. Ja veistel pidi olema, aga ma ise ei ole seda haigust mitte kordagi näinud. Õnneks või kahjuks, ma ei oska öelda. Väga tugevad tallaalused haavandid, mis suurtel rasketel loomadel põhjustavad järsku ja märgatavat longet. Siis väga jätke meelde, et intensiivne salivatsioon, tati jooksmine, vahutava tati jooksmine suust. Lammastel ja sigadel seda selliselt ei kirjeldata. Tõenäoliselt ma pakun välja, et see veistel on põhjendatud sellega, et kuna veise suu on nii suur ja kui ta lätsutab seal oma suuga ja keelega, siis lihtsalt selles kubatuuris, mis veise suu maht on, seal tõenäoliselt tekib see vahu eritus ja vahu hulk on piisavalt suur, et seda võiks ka märgata. Salivatsiooniga või ütleme tati tilkumise ja vahutamisega on meil teisi haigusid ka. Ja ma natukene seletan, miks see tekib. Seal ei ole tegemist, aeg-ajalt öeldakse, et loomal on suu, et loom on oksendanud, kas veis või lammas on oksendanud. No see peab ikka väga erandlik juhus olema, kui need loomad suudavad oksendada. Et tegelikult on põhjus see, et loomad üritavad oma sülge alla neelata, aga nad ei ole võimelised neelama nii-öelda valu tõttu. Ja seal tekibki see, et nad seda materjali, mis seal siis suus on, lätsutavad edasi-tagasi ja see tekitab ka selle vahu. Kevadperioodil, kui loomad lähevad karjamaale välja, tasub kindlasti, seda nüüd peamiselt siis lihaveistel ja lammastel, tasub kindlasti enne, kui me hakkame vahutava looma pärast suu- ja sõrataudi paanikat külvama,
tasub kindlasti diferentsiaaldiagnoosina kaaluda seda, et kas meil võib olla tegemist listerioosiga, klostridioosiga. Listerioos levib sageli aluselises ja märjas keskkonnas, veekraavid, kehvalt fermenteerunud silo, seda on pinnases, et seda esineb. Jätke meelde, et nendel haigustel ei ole mitte kunagi, mulle edaspidi tulevad ka pildid, fotod, et nende haiguste puhul ei ole kunagi selliseid haavandeid suus, nagu on suu- ja sõrataudi puhul. See loom võib teil lätsutada ja ringi kolistada täiesti juhuslikult suunas või siis esineb tal üldse sundliikumist, et ta otsustab lihtsalt rändama hakata ühes suunas. Ta kesknärvisüsteem on tabandunud, aga kui tal ikkagi suus ei ole ville ja nina peal ja keele peal, siis ei tasuks kohe paanikat tekitada, küll aga tuleb olukorrale tähelepanu pöörata ja võib-olla konsulteerida oma loomaarstiga, mitte võib-olla, vaid kindlasti. Ma tuletan kõigile meelde, et absoluutselt mitte ükski loom ei ole väärt tervet karja või tervet piirkonna karjasid. Et kui on vaja see üks loom ohverdada, siis see loom tuleb ohverdada. Et oi, et see on nii nunnu loom, et äkki paraneb ära. Vaat ei parane. Suur jama tuleb, kui te sellest teada ei anna. Sellised haavandid võivad olla igemetel täitsa täpselt nagu oleks ära keedetud. Niimoodi tuleb nahk maha. Hästi valulikud. Keelepära peal suured haavandid tekivad. Kui villid lõhkevad, on suured veritsevad haavandid, seejärel tekib fibroosne kiht sinna peale. See fibroosne kiht meenutab sihukest halli sulanud juustu. Meenutab see fibriinikiht seal peal. Nagu me näeme, siin on see suu verine ka, see tähendab seda, et siin on juba veritsevad haavandid. Sõravahed ja ka sõratalla alla tekivad haavandid. Et täpselt nii, nagu ma ütlesin, et on suuõõnes, sõrgadel, udaral. Olen näinud fotosid, kus nisad on paksult ville täis. Loomulikult, kui meil on täitsa normaalne kari, ühel päeval on villid nisade peal, siis me võime jälle muid haigusi ka kahtlustada, eriti kitsedel. Et kitsede ja lammaste katk oli selline haigus, kui ma õieti mäletan, mis levib samamoodi. Seal on udara peal mädased abtsessilised kolded. Et kõik, kes nii-öelda näevad midagi kahtlast, konsulteerige palun oma loomaarstiga. Et ei ole olemas rumalaid küsimusi, ärge kartke ennast lolliks teha, aga kordan veel paanikat niimoodi, et ma näen õhtul oma loomal on midagi nagu valesti ja siis ma kirjutan Facebooki igale sõbrale, et mul on suu- ja sõrataud ja enne kui sa kinnitus oled saanud, et las seda nii-öelda taudi manageerimist ikkagi juhib PTA ja meie täidame oma rolli nii-öelda info edastamisel veterinaaridele. Siin on küsimus ka tulnud, kas sa nägid seda? Loe palun, ma nägin korraks ainult. Kas rändlinnud, kes siia nüüd saabuvad kevadel suveks, kas need võivad ka kaasa tuua seda haigust ja levitada seda? No selles mõttes ma arvan, klassikaline rändlind, ütleme kuldnokk ja hani ja toonekurk teda vaevalt et toob. Aga kui me võtame, et tegelikult on enamus meie linnud ju rändlinnud, et ka varesed rändavad meil mõned sajad kilomeetrit lõuna poole ja kõik muu säärane. Et pigem ma lindude selle haiguse siirutamist arvestaks nagu kohalikus mõõtmes, mitte selliselt, et nad Ungarist selle siia sisse veavad. Kuigi ei saa välistada, risk on alati olemas, aga tõenäosus on väga väikene.
nii. Pigem rändlinnud toovad meile teisi haigusi, mis tõstavad näiteks Ameerikas kanamunade hinda, et ka lindudel on ju väga palju haigusi praegu, sest lindude gripp levib intensiivselt minu teada, et ka sellega tuleb väga ettevaatlik olla. Ja loomad keelduvad söömisest ja joomisest, kuna suuhaavad põhjustavad valu ja ebamugavust. Ja see viib sageli siis nii-öelda kehakaalu languseni. Ilmselgelt viib see kehakaalu languseni nendel loomadel, kes esimese hooga kohe maha ei sure selle haiguse kätte. Ehk siis on tegemist pika protsessiga. Liikumisraskused, nagu ma enne mainisin juba. Sest lihtsalt jalad on valusad. Kui loomad ei söö, ei joo, siis nad on nõrgad, väsivad kiiresti ja tiinetel loomadel esineb ka aborte. Nii. Eriti tundlikud on noorloomad haigusele. Ja nüüd on niimoodi, et niisugune tühi slaid, et mida me saame haiguse ennetamiseks. Ja see ongi nagu peatühi, et tunne võiks olla see, et laiutame käsi, lepime oma saatusega. Või siis teine variant on see, et teame oma kohta elus ja võtame siis ette seda, mida me ette võtta saame. Tegelikult me saame väga palju asju ära teha. Ja me saame väga palju asju ära teha ja kõige esimene asi, mida me saame ära teha, on see, et me teeme endale asjad selgeks, me loome endale mingid plaanid ja teeme endale selgeks selle, et kes vastutab. Ja meil ei ole mõtet rääkida erinevatest ametkondadest. Saksamaal keegi haigust liigutanud kodanikust, transpordivahendi juhist, ma ei tea, rahvusvahelisest imperialismist või millest iganes. Loomade heaolu ja tervise eest vastutab ennekõike loomade omanik ja ettevõtte või siis ettevõtte juht. Kuidas see on nii-öelda lepingutega paika pandud? Et temal lasub kõige esmane vastutus kogu selle olukorra juhtimisel, manageerimisel. Ilmselgelt, kui moodustatakse nii-öelda tauditõrje, taudiennetusmeeskonnad ettevõttes sees, siis sealt tekivad juba siis nii-öelda edasi juhtimis- ja käsuahelad ja ettevõtte juht või omanik siis vastavalt sellele peab looma selle struktuuri piisava pädevuse puudumisel selle sisse ostma teenust kust iganes, aga vastutus on ennekõike ettevõtte ladvikus. Ja esimene asi, mis me peame tegema, et inimeste ja tehnika liikumine ettevõttesse sisse-välja, välja, sisse-välja, edasi-tagasi tuleb täiesti minimeerida. Täna tuleks arvestada võimalusi, et kas me saaksime jätta farmi teenindavat tehnikat farmi territooriumile. Näiteks söödatehnika. Kas me saame teda farmi territooriumile jätma? Et ei pea viima teda kuskile kas töökodadesse selleks hetkeks, kui teda ei kasutata või garažeerida kuskil kaugemal. Et tõmmata kokku võimalikult ettevõttes nii-öelda väravatest läbikäivate ühikute arv. Võõraste inimeste ja seadmete territooriumile sisenemine põhjuseta. See, et kui sellel inimesel või masinal ei ole põhjust ettevõttesse sisenemiseks, siis ettevõtjal on ju täielik õigus keelata. Ettevõttel on õigus kehtestada täielikult turvareeglid oma ettevõtte jaoks. Meie jaoks tundub see naljakas või võõras, aga kus iganes, kas Ameerikas, Euroopas me käime, on täiesti tavaline, on ettevõtte territooriumile sisenedes on silt, et siin kehtivad kindlad turvameetmed, palun neid austada ja võib-olla sisenemise keeld, kui soovite siseneda, siis kontakteerute sellel telefoninumbri. Aga ei ole niimoodi, et suvalised autod
ma ei tea, töötaja tellib endale paki Omniva kulleriga töö juurde. ma kujutan ette, et seda, ma kujutan ette, et seda on esinenud. Ma näen seda küsimust, et kas hetkel on mõistlik siis mitte lubada loomaveoautosid oma territooriumile sisse. Jah, minu ettepanek oleks selline, et ettevõttel oleks endal loomaveovahend, millega viiakse ettevõtte territooriumilt loomad välja. Ja see veovahend, millega viiakse välja, kas siis tehakse vahelaadimiskoht või siis veokist veokisse ja see veduk ei tule ennem ettevõtte territooriumile, kui on puhastatud, pestud, desinfitseeritud. On üks väga oluline asi teada nende viirushaiguste puhul, et ma kujutan ette, et opositsioonist tuleb väga palju hääli, et ma võin ju pesta küll, ma ei saa seda masinat puhtaks. Ei saagi. Täiesti selgelt ei saagi seda masinat puhtaks. Küll aga konks on selles, et te saate selle masina oluliselt puhtamaks. Ja haiguse leviku puhul või haigestumise puhul on väga oluline, kui palju on viirusosakesi või nakkuspartikleid, et loom haigestuks. Oletame, et mina õnneks või kahjuks neid numbreid peast ei tea. Kindlasti on minust targemaid inimesed, kes ütlevad ära, palju see partiklite arv võiks olla. Aga näitena, kui selle auto peal on 1000 või 2000 viirusosakest, siis võib-olla ta ei nakata karja. Need 1000 või 2000 surevad mõne aega ära. Aga kui seal on miljoneid või miljardeid, siis nendest osa ikka elab pikema aja ja nakatumise tõenäosus on kordades või sadades või tuhandetes kordades suurem. Ehk siis me peame saama masinad, pinnad, töövahendid, rõivad, jalanõud võimalikult puhtaks. Kas me nulli suudame viia? Loodame, et suudame haigustekitajad nendel pindadel. Aga mida vähemaks me seda viime, seda suurem on tõenäosus, et me pääseme jamast. Loomsete jäätmine eemaldamine territooriumilt. See on nüüd üks väga suur ja tõsine teema, sest siin tulevad mängu mitte ainult siis nende hukkunud loomade eemaldamine nii-öelda hukkunud loomana, kuna Eesti on üks suur küla, kus kaua need Männik ja Jukamsel siis vaidlesid. Nii kaua see näha vaidlesid. Palun, pange oma mikrofon kinni, kes räägib Männikust. Et loomsete jäätmise territooriumilt eemaldamisega on ju see jama alati, et nad on esteetiliselt vähe nauditavad. Ja igal pool on elanikkond, kes hakkab midagi siin arvama, et oi, näete, farm, ehitasid ilusa 2000-se farmi ja näete, nüüd on surnud lehm aia taga. Paraku see elu on nii, et kus on aias, seal on aia taga. Et väga tõsiselt tuleb mõelda loomsete jäätmete eemaldamiseks territooriumilt, sest Vireeni auto, mis käib külast külla, linnast linna, on väga suur riskifaktor. Väga suur oht on seal. Ja kõik ettevõtjad peaks mõtlema mingisuguse lahenduse, kuidas vältida Vireeni auto sattumist territooriumile. Ma ei julge öelda, et Vireeni masinat näiteks ettevõttesse sisenedes igas ettevõttes lubatakse desinfitseerida, seda aega kulutada. See on puhtalt läbirääkimiste teema ja nii-öelda osapoolte olulisus. Kuigi nii-öelda arvamine, et kui oluline see on. Kuigi, kui me vaatame täna kaasaegseid seadmete desinfitseerimisvahendeid, mis on ka täiesti täna internetist vabalt leitavad, siis on desinfitseerimisseadmed, kus näiteks rekka sõidab üle, tal läheb vähem kui 20 sekundit, et sellest pesulast läbi minna. Päris võimsad asjad on olemas, siin Euroopas ka täiesti müüakse. Hea ettevõte on aiaga piiratud,
et vältida liikumisi, mis ei ole siis meie poolt soovitud, sest tahes-tahtmata inimesed on uudishimulikud, ulukid on uudishimulikud, ka koduloomad, mis on hulkuma lastud, on uudishimulikud, kes võivad siis haigust levitada. Ja nagu ma ennem mainisin, et seesama Vireeni auto on suhteliselt tugev kitsaskoht. Ta on ettevõtetel paraku nii-öelda partnerettevõte. Samuti on, kui meil ettevõttesse tuleb sisse ükskõik kas piimaauto, jõudluskontrolli kaste kogub masin, Vireen, teenindab veterinaar, siis reeglina me ei tea tegelikult, kust ta tuleb, millisest ilmakaarest, millised ettevõtteid ta läbinud on. Me ei tea, kuivõrd puhas ta on, kas teda on üldse desinfitseeritud. Me ei tea tegelikult tänaseks mitte midagi. Kahjuks ma pean mainima, et ka teenindavat transporti opereerivate inimeste ükskõiksus olukorra suhtes. Et kui ikkagi, me oleme kõik näinud seda, et tuleb ettevõttesse näiteks mineraale tarniva ettevõtte logistikaauto, siis jalutatakse pool lauta läbi selleks, et leida inimene, kes annaks selle allkirja sellele mineraali alusele või piimapulbri alusele. Samamoodi me oleme kõik näinud piimaautojuhte, ükskõik millisest riigist nad siis pärinevad, Eestist, Leedust, Lätist, kust iganes. Et piimaautojuht tuleb, võtab oma vooliku, ühendab piimajahutajaga ära ja siis on ääretult huvitav on ju astuda lüpsiplatsile sisse ja toredate lüpsjatega üks tassike kohvi juua ja natuke paar sõna juttu ajada, et aeg kiiremini liiguks. Et tegelikult on see täiesti lubamatu tegevus täna. Ja väga suur probleem on ka desojaamade puudumine, tegelikult pesu- ja desojaamade puudumine. Me oleme praegust õnneks sellises olukorras, et kui me kalendrisse vaatame, et siis me teame, et meil läheb ainult soojemaks päris mitu kuud siin järjest. Et täna oleks meil võimalus suhteliselt kiiresti, suhteliselt väikeste investeeringutega rajada ettevõtte sissepääsudesse, pääslatesse desojaamad, mis on siis õues ilmastiku käes, millega siis desinfitseeritakse nii sõidukid, inimeste desinfitseerimiseks on suhteliselt lihtsamad vahendid, kas või elementaarsed pesuvoolikud, tavalised aiapritsid sobivad selleks. Et selles aspektis me oleme väga hea koha peal täna. Ka desomatt, ka desovann, kus on desoaine segatud saepuruga. Kõik võimalikud lahendused, mis on välja mõeldud. Desovann ei pea olema maa sees süvendis, desovann võib olla kõrgemaks tõstetud. Siin on puhtalt loominguline lähenemine. Eesmärk on saada sõiduki küljest, eemaldada võimalikult palju mineraalset orgaanilist materjali, selleks, et desinfitseeriv aine pääseks ligidalle. Ja kindlasti tuletan meelde, et on desoaineid, mis on lubatud kasutada ilma, et me sõidukit kahjustaks. Siin samas üks sama foto. Piimaauto seisab, uks on vooliku vahelt sees ja väga suure tõenäosusega see piimaautojuht võib siis kuskil seal ringi laveerida. Ilmselgelt on see koostöö teema, et me ei saa olla nuiaga ukse peal vastas, et piimaautojuht sisse ei tule. Siis tuleb leida lahendus, kuidas seda teha turvaliselt. Kindlasti mitte ei tohiks piimaautojuht tulla edasi sealt piimatanki ruumist. Mina isiklikult kasutaks piimatanki ruumis pidevalt ultraviolettvalgust desinfitseerimiseks. Ultraviolettvalgusega ma pean meelde tuletama seda, et seda ei tohi lasta silma. See võib põhjustada, mitte ei või, vaid põhjustabki tugevaid nägemiskahjustusi. Ehk siis, kui on inimesed ruumis, siis UV-kiirgust ei kasutata. Kui on inimesed ruumist väljas, siis võib UV-kiirgust kasutada.
Selleks on ettevõttel endal vaja kindlasti luua protokoll, kuidas seda kasutatakse, kes vastutab. Nii. Ja see on üks näide desinfitseerimisjaamadest. Et kui te panete kas Google'i otsingusse, kas Lorry Disinfection või siis Truck Disinfection, siis tuleb päris palju erinevaid lahendusi leiate, mis on võimalik paigaldada maa peale, millest sõidukid sõidavad üle. Sest see antud pildil olev, ma vaatasin videosid, kuidas seda kasutatakse, siis sellest seadmest sõidavad. Kas ma võin paluda selle mikrofoni vaigistamist? Aitäh. Et sellisest desojaamast sõidab sõiduk üle, ta veereb vaikselt üle ja seal on kombineeritud nii pesu kui deso, saan mina aru. Jätame selle meelde endale, et väga efektiivne pesu on oluliselt parem. Ma tahan omas tempos ja ma ei viitsi vaata mingi, ma võtan vahepeal jalutada ja mingi tõesti ei viitsi. Nii. Ma jagan nüüd tagasi selle endale ekraani ette, sest mul oli vahepeal. Nii. Kas te nüüd näete uuesti? Ma endan, et näete. Ja, pane palun täis ekraanile ka. Meil ei ole slaide päris liiga palju, ma jätan ta praegust niimoodi. Vabandust, et kannatate ära selle lõpu. Et tubli, väga tugev pesu on efektiivsem kui selline suhteliselt kehva pesu. Peso, ehk siis pesema peab kindlasti. Võime ka kasutada selliseid lahendusi. Pesuriga, pritsidega, mida iganes. Mitte keegi ei saa ette kirjutada seda, kuidas me peame oma sõidukid puhtaks saama. Et peaasi, et me saame oma sõidukid puhtaks ja keerasin tuksi jälle. Et hopsti. Kas te näete, ei näe? Mida me näeme? Me näeme seda autopesu. Okei, teie näete, mina ei näe seda enam. Mul sinna selle vaigistamisega läks natukene käest ära. Nii. Ühesõnaga, mitte kuskil ei ole kirjas seda, et me peame mingil kindel metoodikal seda autot puhastama või pesema. Kui me võtame kätte ja peseme näiteks selle auto nii kuuma veega ära, kui meil boilerist tuleb või kuuma või mahutist, 70 kraadi, 80 kraadi. See teeb väga efektiivse. Küsimus on selles, et kui energiamahukas see on. Et kui palju, kas me suudame seda teha või me ei suuda seda teha. Nii. Jälle veel kord Vireeni auto, külast külla, linnast linna. See on nagu suur läbirääkimiste koht. Ja nii, jõudsin ka nii kaugele. Et suur läbirääkimiste koht, kuidas see olukord lahendada. Et võib-olla siis tõesti tulekski olukord lahendada selliselt, et ettevõttes on haagis näitena. Jälle ma ei paku kellegi jaoks ideaalset lahendust, kuna ma ei oska neid välja mõelda, sest iga ettevõtte jaoks on oma lahendus. Aga näiteks oletame, et ettevõttes on haagis, mille peale siis kogutakse tema hukkunud loomsed jäätmed. Ja kui on teada, et Vireeni auto tuleb, siis lepitaksegi kokku koht, kus toimub laadimine ettevõttest eemal. Haagis viiakse kokku lepitud kohta, tühjendatakse.
Juhul kui aagisel on kokkupuude vireeni-sõidukiga, tuleb see kahtlemata pesta, desotada. Kui seda ei ole ja ta on ainult tulnud territooriumilt välja ja tagasi läinud, siis läheb saagis sinna samma tagasi territooriumile. Ehk siis selliseid nii-öelda loomingulisi lahendusi tuleb otsida, sest keegi meile täna head valmis lahendust ei paku. Ja needsamad saapad. Kui me näeme saapapesu nii-öelda kohas või kus jalanõusid vahetatakse, et ettevõttes sees olev jalanõu on vasaku jala saabas on, paremat ei ole. Saapa sisse on ämblik pesa teinud, siis tähendab seda, et seda sisejalanõud ei ole kasutatud. Kui me näeme, et saapad on pesemata, selle ei ole kasutatud. Kõik meetmed, mida võetakse kasutusele, me peame aru saama otsast lõpuni nii ettevõtte ülemisest otsast kui ka väravaputka valvurini, et kõik need meetmed on selleks, et kaitsta meie enda karja, meie enda toodangut, meie enda töökohtasid, meie enda palka. Et see ei ole välja mõeldud asi. Kui on vaja seda saabast pesta, siis tuleb seda saabast pesta. Kui on vaja seda külalist territooriumil vältida, siis seda tuleb vältida lihtsalt. Vastasel korral võtame ise riske. Ja täpselt nagu küsimus, ma ei tea, sa nägid? Jah. Et kas ka nendele looma- ja piimatööstuse masinatele, ettevõtetele on ka siis kohustus neid asju teha või on see ainult farmide enda õlul? Me ei saa neid panna kohustuseks enne, kui lepitakse kokku omavahel piimatööstuse autojuhtidega või piimatööstusega nii-öelda ettevõtte juhatusega juhtidega, kes iganes seda koordineerib seal, on vaja konkreetset kokkulepet teha, kokku leppida protseduurireeglid, kuidas käitutakse. Sest ega piimatöötlus on ka nagu väga huvitatud, et meie karjad säiliksid, et piima oleks saada, piima oleks töödelda, et ega nemad peavad samamoodi nagu arvestama, et see on nende jaoks tohutu risk, mitte ainult siis karjapidaja jaoks. Et täna oleks tegelikult väga mõistlik ettevõtetel kokku leppida sellekohased nii-öelda reeglid transportijatega, kuidas käitutakse ja mis on need normatiivid ja mis on siis nii-öelda see, ma ütlen, mis võivad olla tagajärjed. Mis võivad olla need tagajärjed? Üks rumal liigutus ja me võime oma Eesti karjakasvatusega päris pikaks ajaks väga halba olukorda sattuda. Et täna on olukord, kus me peame igat liigutust mõtlema. Ja täpselt nagu ma enne ütlesin, silt ülesse, ei tule sisse kogu lugu. Ja kui keegi ütleb, et ma ei näinud pimedas, siis tuleb sinna panna valgustus peale ja see on ettevõtte enda asi. Ja ennetavad meetmed. Slaidid ei liigu. Nii. Kas on slaid näha? Jah, farmide biohutus. Nii. Ennetavad meetmed on näha? Ja on nüüd. Väga hästi. Jätame niimoodi, selles mõttes, et see on mõned slaidid veel. Et väga oluline on töötajaid informeerida taudist ja selle riskidest, et millega meil tegelikult tegu on. Väga oluline ja üks peamisi tegevusi on igas ettevõttes oma bioturvariskid nüüd ära kaardistada ja hinnata. Lihtne öelda, tegelikult ka suhteliselt lihtne teha. Nii. On olemas spetsiaalne tabel, mille te saate ise teha. Kes tahab, me võime aidata selles mõttes selle nii-öelda aluspõhja tabeli jagamisega. Meil on need olemas. Näiteks, kas ettevõttesse ostetakse juurde loomi? Kui vastus on jah, siis mis me teeme selleks, et me garanteerime, et selle loomaga me haigus sisse ei too? Kuidas me korraldame karantiinimeetmeid? Kas ettevõttes käivad lasteaiagrupid? Ei, järelikult me selle turvariskiga ei tegele. Kas ettevõttesse siseneb väljast tulnud tehnikat? Jah, nii. Siis selle jahi taha me kirjutame ära, mismoodi me väldime selle sisse tulnud tehnikaga haiguse levikut. Nii, et me kaardistame ära, mis meil on ja mis meil ei ole.
Ja kõik need meetmed, mida me siis nii-öelda kirjeldame, me peame neid ka täitma. Kui mõni meede ei hakka hästi tööle, siis tuleb vaadata, et mis tal viga on, et kuidas me saame seda meedet parandada, et ta tööle hakkaks. Et oleks väga naiivne arvata seda, et me mõtleme välja Heureka näiteks, nagu ma pakkusin siin praegust välja puusalt tulistades selle laipade transpordi või korjuste transpordi Vireeni autoni. Et kui ta ei tööta, siis tuleb järgmine lahendus välja mõelda, et me nutma selle peale hakata ei saa, et nii ei saa. Desojaamade rajamine tehnikale ja inimestele, jälle maailmas on väga palju erinevaid lahendusi, valime ühe sellest ja kasutame seda. Kindlasti loome nii-öelda grupi seadmetest ja inimestest, kellel on üleüldse õigus ettevõtte territooriumile siseneda ja mis tingimustel. Et tingimused tähendavad siis seda, et kas ta teeb pesu, deso, riiete vahetamine, võib-olla me toome selle inimese üldse, kui ta peaks tulema näiteks riigiametnik, PTA esindaja tuleb kontrollima. Ei, sa ei tule oma autoga sisse, ma tulen sulle vastu, tuled minu auto peale. Enne seda ma annan sulle ühekordse kostüümi, kilesaapad, ka kindad, ka kummikinnas. Inimese käsi on uskumatult huvitav asi, mis võib asju levitada. Kui sul tuleb võõras inimene lauta ja ta tahab looma näppida, siis anna talle kinnas kätte. Vähendad oluliselt riske. Sinised sussid, need me võime kohe üldse ära unustada. Pikad kõrged saapad. Tänases olukorras tegelikult võiks olla igas ettevõttes üks kimp külalistele jagatavaid kummikuid, mis käivad kohapeal korralikult nii sees kui väljas pesust desos. Sest purunenud kilekummik või kilesaabas ei taga meil mitte midagi. Ja kindlasti on vaja kokku leppida, paika panna see isik, kes reaalselt vastutab. Kui me kõik vastutame, siis ei vastuta mitte keegi. Konkreetselt nimetatakse isik, kes selle tegevuse eest on vastutav, kõik tema nii-öelda kompensatsioonimehhanismid, mis talle rakendatakse, see on juba ettevõtte siseasi, see pole nagu väga meie asi, aga seda, muidu need süsteemid ei hakka tööle. Ja kogu aeg peab olema vähemalt üks inimene, kes oma vahetuse ajal vastutab selle asja eest. Ja kindlasti tuleb viia ettevõttesse sisse nii-öelda žurnaalid või siis registrid. Mujal maailmas on see täiesti normaalne, täiesti tavaline vihik. Kes sisenes ettevõttesse, miks ta sisenes, kus kohast ta tuli, millal oli tema viimane farmi külastus. Kui mul ikkagi ettevõttesse tuleb inimene ja kirjutab, et ta tuli 12 tundi tagasi, tuli 3 oblastit kõrvalt Lõuna-Leedust, käis loomi vaatamas, siis ma vaatan 12 tundi, et andke andeks, aga see inimene ei sisene sellele territooriumile. Kus see inimene käis ja kes konkreetselt selle inimese sisse tõi ja kes vastutab tema tegevuse eest. Seal on üks asi on see, et me saame teada inimeste nii-öelda varasemad liikumised ja võib-olla suudame siis ennetada nende sisenemist territooriumile. Teine on see, et selliste protseduuridega me muudame ettevõttesse sisenemisse mõnevõrra ebamugavaks ja äkki jääb mõni inimene tulemata. Kindlasti on töötaja, kes märkab midagi kahtlast. Ta peaks teadma, kelle poole ta pöörduma peab, kui tal siis on kui ta arvab, et millegi kahtlasega on ettevõttes tegu, kas lehm või lammas lätsutab või on mingi haigustunnus. Ja igasugused linnud, ulukid, võimalikult ebamugavaks neile seal farmi territooriumil olemise tegemine. Ja nüüd on võib-olla slaid, mis oleks võinud olla kõige esimesena, aga siis te oleksite täiesti mööda läinud sellest slaidist. Et väga palju ohte me loome iseenda peas. Ja üks on see, et taudid on kuskil, need on kaugel, me kuuleme neist meedia vahendusel, me näeme koledaid pilte ja meid nad ei ohusta.
See mõtlemine tuleb kohe ära unustada. Täna on taud meie ukse taga, selle me võime kohe kokku leppida. Ja tegelikult loomakasvatuse ettevõttes tuleb kogu aeg selliselt käituda, et taud ja meid ohustavad haigused on reaalselt olemas. Järgmine on see, et meil on nii väike ettevõte, et see ei mõjuta midagi. Mis mina siin oma 4 lehmaga? Et mul oli ennem 10 lehma, müüsin 6 tükki ära, lähen nüüd lastega Türki puhkama, tulen tagasi, siis hakkavad poegima, võtame need poegimised vastu ja järgmine aasta jälle Türki. Ja kui selle 4 lehmaga ettevõttes on taud, mille me oleme ise sisse toonud, siis on see täpselt samamoodi taudikolle. See on täpselt samamoodi koht, kus haigus on kanda kinnitanud. Ja see, et me oleme oma karjast ilma, on meie oma risk ja vastutus. See, kui me levitame mööda riiki haigust, siis ma parem ei taha selle peale mõelda, mida see inimene võiks tunda, kui ta teadlikult on sellist asja põhjustanud. Arvamine, et haigus tuleb niikuinii, kui tahab. No ega ikka ei tule küll. Et kui me vaatame, kui hästi tegelikult on meil ettevõtted saanud täna hakkama saki piiramisega. Et kui efektiivselt on sigalad endal nii-öelda jalad kõhu alt välja võtnud ja bioturvameetmete rakendamisega tegelevad. Tõenäoliselt on sigalas töötav kaader Eestis kõige sagedamini saunas käib nii-öelda rahva või inimkonna grupp üldse. Et töötab. Kui hoolikalt vajama näha, siis töötab. Töötavad need nii-öelda tõrjemeetmed ja kaitsevahendid. Järgmine väide, et see kõik on nii kallis, et me parem ei proovi. Me saame väga palju asju teha ära ilma rahata, et ärme selle taha ka proovi pugeda. Jälle klassikaline, et mis need bioturva asjad ikka aitavad, et üks igav korrutamine, linnukese kirja saamine ja kindlasti varsti küsib PRIA ja PTA, et kus on sinu bioturva kava ja et ma pean ametniku jaoks selle paberi tegema. Ei ole. See on ainult meie enda ja meie karja tervis huvides. Ja täpselt nagu oli COVID-i ajal, et see haigus või need haigused on välja mõeldud asjad. Et kui me ei näe seda haigust tekitajat, et siis teda ei ole olemas. Et on ikka küll. Ja nagu ma selle väikse ettekande alguses rääkisin sellest viirusest, et milline see viirus on, siis tuleb välja, et sellel viirusel on täitsa iseloom olemas isegi. Ja ka tema tahab ellu jääda ja kohastuda. Ja ta ei ole ikka välja mõeldud asi, et ta on täiesti olemas. Ja see väide, et minust ei sõltu midagi, et see on ka kõige valem väide, et meist kõigist, absoluutselt kõigist sõltub praegust. Et kas me suudame riigi puhtana hoida või ei suuda. Ja juhend. Tiit Malõhi küsimusele leiame vastuse sellest juhendist. Ma ei tahaks seda perimeetrit välja öelda, kuna ma ei ole sellest päris kindel, et mis perimeetris need loomad hukatakse. Et see on, kui ma õieti mäletan, on suu- ja sõrataudi tõrje tegevusjuhend on kinnitatud 23 aasta, ehk siis üsna värske dokument. Ja sealt saate täpselt perimeetrid, kuidas ja mida käituda. See on täiesti, see võiks olemas olla ettevõttes ja sellega võiks tutvuda. Ja nüüd on 2 viimast slaidi. Ja tänased soovitused PTA poolt tootjatele taudi vältimiseks. Ja need soovitused ja ettekirjutused või ütleme kohustused on samamoodi olemas PTA kodulehel. PTA on väga kenasti neid ka viimastel aegadel tootjatele, tootjarühmades laiali saatnud seda infot. Siin on kirjas, et ära luba välisriigist saabunud isikut loomapidamishoonesse, kui vähemalt 48 tundi on möödunud tema saabumisest Eestisse. Mina teeksin isiklikult siia laienduse veel peale, et
72 tundi viimasest loomakasvatushoonest. Et kui ta oli loomapidamishoones või loomapidamises 72 tundi tagasi, siis me ootame selle aja ära. Ja veel üks, see ongi kõige viimane slaid, et need nii-öelda soovitused võtavad tegelikult päris hästi kokku selle, et mida me peaksime tegema. Kui me suudame täna neid soovitusi, mida PTA on nii-öelda kirjalikult üles ladunud, täita, kaardistada iseenda jaoks esmase bioturvariskide olukorra ja mõelda välja lahendused, kuidas neid hallata, neid olukordasid, siis me oleme teinud tegelikult väga tubli alguse. Nagu ma ütlesin päris alguses, et see ei ole sprint, see on maraton, väga pikk maraton. Et millega me peame hakkama tegelema. Nii. Ma ei hakka seda PTA soovitusi siin ette lugema, et kes soovib, võib need ise lugeda ja leiab ka üles PTA koduleheküljelt. Kas on küsimusi? Chatis üks oli selle, et kui suurel alal ümber kolde loomad hukatakse. Lennult kilomeeter laudast laudani või karjamaalt karjamaani? Soovitan võtta selle siit. Et ma ei julge seda peast öelda ja ma ei taha spekuleerida, sest kui ma selle numbriga eksin, siis ma olen teinud suure vea. Et ma parem jätan selle koduseks lugemiseks. Kui ma õieti mäletan, oli see 10 kilomeetrit linnulennult perimeeter, aga ma ei ole selles päris kindel. Võib-olla keegi teab seda numbrit täpsemini siin, aga selles suu- ja sõrataudi tõrje tegevusjuhendis on see kindlalt olemas. Nii, on veel küsimusi? Et ma kordan, et see tänane ettekanne läheb siis ka ETQ koduleheküljele salvestisena ülesse, et kes seda soovib järelkuulata või oma töötajatele kuulamiseks anda või ettevõttes kasutada, et siis seda võib täiesti teha. Kui keegi soovib bioturva nii-öelda, kuidas seda kaardistada oma ettevõtet või nende lahenduste nii-öelda otsimiseks või siis alguse tegemiseks abi saada, siis ETQ poolt seda abi võib täiesti saada, et me oleme nende asjadega natukene tegelenud viimase aasta jooksul ja ise ka õppinud päris palju. Et ärge kartke pöörduda. Et kui keegi tahab, siis võib otse minu poole pöörduda, võib Tanel Taavi Pulitko poole pöörduda. Et kindlasti me leiame mingisugust lahendust ja abi. Nii, kas on veel küsimusi? Nii, Kaisa tõstis käe. Palun, Kaisa, esita küsimus. Ma küsiks seda võib-olla, et mis on sinu nägemuses siuke asi, mis on nagu lihtne teha, aga mida ei tehta. Et mis on nagu siukene, sa vaatad, et nagu nii lihtne asi, et miks seda ei tehta, et mis on nagu siuke võib-olla ka valdav, et millele võib-olla ei pöörata tähelepanu, et praegu tuli see pikk nimekiri igasuguseid asju, aga mis oleks see number 1? Mina homme hommikul pakuks piimaauto juhile kohvi õues ja paneks piimaruumi paneksin UV-lambi. Homme hommikul. Farmi kontor, kus käib kõige rohkem inimesi sisse-välja. Ööseks UV-lambi alla. Üldise puhtuse ja hügieeni tagamine pindadel, põrandatel. Et kui me räägime siin rekkade pesemisest kogu aeg, aga peseme kõigepealt oma põrandad kõigepealt puhtaks, et me saaksime desinfitseerida, et desomatid ei oleks mitte koerte nii-öelda lamamisalused ja ennast harima. Palun lugege mulle ette Ants Kuksi chatist tulnud, ma ei näinud seda täispikkuses.
et kas peaks riiklikult teavitama ka elanikkonda, et nad väljas peetavate loomade karjamaadel vabalt ringi ei liiguks? Tegelikult oleks see väga mõistlik tegevus. Küsimus on selles, et kas see oleks siis sellisel juhul PTA pädevuses, ülesannetes, et kuidas nad seda suudavad. Ma teen sellekohase ettepaneku läbi ETKÜ ja läbi Põllumajandus-Kaubanduskoja ja võib-olla Kaisa, kas me saaksime ka Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehele sellise info panna või mingi liigutuse teha, mis sa arvad? Ja just mõtlesin sellele, et kindlasti ka võib-olla laiemalt kuhugi lehte või kuhugi teha teavitust, et kodulehed võib-olla see avalikkusena nii palju ei jõua. Aga Kaisa, tegeleme homme hommikul kohe sellega. Kas sinul on aega? Jah. Selge. Kokku lepitud, tegeleme homme hommikul sellega esimese asjana. Ja vastus Antsu küsimusele, et pöördun sellel teemal ka PTA poole ja et äkki saaks siis mingisuguse väikse pressiteate teha. Vastus Tiidu küsimusele. Ma ei oska öelda, kas avatud talude päev jääb ära. Küll aga ma väidan, et mõistlik oleks ära jätta. Mõistlik oleks praegust välistada loomade toomist riiki sisse. Päris tõsiselt see oleks mõistlik. Meil on piisavalt igatsugu muud aretusmaterjali, mida me saame kasutada. Spermad, embrod. Ma kordan veel, et üks loom ei ole väärt tervet karja või tervet riigi karjakasvatust. Et kannatame selle aja ära, et kui on turvaline. Et samamoodi minul on tegelikult väga suur hirm maamessi ja maamessi loomade ees. Täpselt Ingrid Kärner küsis, täpselt me samal ajal mõtlesime, mul on tõsine hirm selle ees. Ja tegelikult mina isiklikult täna ei eksponeeriks näitustel messidel inimesi, eriti kui on veel rahvusvahelised liikumised. Me peame arvestama ka seda, et Ungari, kus kohast siis viimane taudipuhang oli, kuna Venemaa keelas ära maismaatranspordi ja lubas seda ainult läbi Ungari, siis täna liigub väga palju masinaid Ungari kaudu, liigub väga palju Ungari autosid Euroopas ringi. Et see on paras needus. Et samas me ei saa mitte kedagi keelata. Selles mõttes, et mina isiklikult või ETKÜ või Põllumajandus-Kaubanduskoda ei suuda selliseid keeldusid peale panna. Need keelud ja kohustused saavad tulla riiklikult. Küll aga me saame väga, väga tõsiselt mõelda selle peale, mida me ise teeme. Nii, kas on veel küsimusi? Ma ei tea, et vastus Antsu küsimusele, et kas praeguse olukorra valguses lubatakse Ungari kaudu vedada, ma ei tea, et oleks keelatud. Aga kui me võtame nüüd selle olukorra, kui me nüüd tuleme selle Saksamaa 10. jaanuari juurde tagasi ja arvatavasti kontakt oli detsembri alguses, siis need Ungari autod on terve Euroopa läbi uhanud juba. Et see on palju muret tekitama. Ja teadaolevalt on ungarlased päris kõvad loomakauplejad ja üsna uljad transpordimehed. Et kas ma nägin õieti, et üks küsimus on veel? Oli veel kuskil chatis? Et korraks tuli üles. Ja, et kelle poole pöörduda haiguse kahtluse korral, kui miskit on levima hakanud, kas PTA, kuna meie piirkonnas puudub loomaarst? Kindlasti on igas piirkonnas olemas inimene, kelle poole pöörduda. Aga kui te ei tea, kelle poole pöörduda, siis PTA kohalik üksus. Või ükskõik, võtate PTA koduleheküljelt minu pärast kas või peadirektori enda või peadirektori asetäitja
ja see on nii tõsine asi, et siin me ei hakka valima, et kellele ja kui viisakalt me ütleme, et ma kardan, et mul võib olla selline taud sees. Et siin nendes teavitustes ei ole väga suurt protokolli ja parketikõlbulikkust vaja, et öelda, et mul on kahtlus ja mul on hirm. Küll aga ei tasu asjata paanikat külvata. Nii, veel küsimusi? Et ma arvan, et me saame homse päeva jooksul selle Põllumajandus-Kaubanduskojaga selle info valmis töödeldud ja ka võib-olla mingisuguse PDF-formaadis infovoldikud, mida saaksime hakata laiali saatma, et see ei võta meid kuigi palju aega, et need ära korraldada. Et mida võib ettevõttes ka laua peale jätta ja et iga ettevõte võib nad ise välja printida, sest tähtis on praegu töötajate ja ettevõtte nii-öelda sees info levitamine. Et kui rohkem küsimusi ei ole, siis täiesti uskumatu, et meil läks sellega nii. Silte näidiseid karjamaadele on internet täis. Alates tõsistest, informatiivsetest, naljakatest, ähvardavatest, erivärvilistest, erisuurustest. Internet on täis seda. Täna ei ole, aga põhimõtteliselt võiks olemas olla karjamaade info, võiks olemas olla selline, et see infotahvel peaks siis sisaldama territooriumi valdaja kontakte, siis selgesti eristatavat hoiatust, et miks sellele territooriumile minna ei tohi, et Euroopas liigub taud, palun hoida territooriumist eemale. Kui on vältimatu, et territooriumile peab sisenema, ma ei kujuta ette, maaparandusühistu läheb mööda kraavi vaatama midagi sellist, lihtsalt praegu meelevaldselt välja mõeldud näide, et kellega kontakteeruda. Et infotahvel peab olema informatiivne. Infovoldikuid inglise ja vene keeles. Ahaa. Väljakutse. Anname endast parima. Ütlen selle kohta. Et tegelikult need mõned PDF-id ei ole väga keeruline ümber tõlkida. Nii. Veel küsimusi? 3 minutit. Kui neid küsimusi ei tule, siis mina teen ettepaneku lõpetada praegust. Ja teeme... Ja Reimolt tuli siiski. Et PTA ametnikult meil on alati õigus nõuda samamoodi nagu igalt teiselt ametnikult bioturvameetmete nii-öelda jälgimist. Ta on täpselt samamoodi inimene ja kui ta bioturvameetmeid eirab, siis ta ei tohi ettevõttesse siseneda. Ja ka PTA on täna ise sellel seisukohal, et kui ta neid eirab, siis ta ei tule territooriumil. Et kui on küsimusi, võib mulle helistada. Olen hea meelega nõus vastama nii palju, kui oskan. Minu telefoninumber on 50 266 599 ja võib ka samamoodi kirjutada vallo.seera@etq on y-lõpus.ee. Et aitäh kõigile, kes kohale tulid, kes viitsisid kuulata. Et loodan, et kellelgi oli sellest mingit kasu ja salvestis läheb üles ETQ koduleheküljele ja jätkame Kaisa Vahtmäega Põllumajandus-Kaubanduskojas selle info levitamist ja pöördume ka PTA poole, et võib-olla suudaks ka nemad anda välja mingisuguse pressiteate sellest meediasse või midagi säärast. Sest mul endal on TV3-ga planeeritud üks väike videosalvestis selle kohta, et taudi oht on olemas. Aga aitäh ja kõik head nägemist ja